Treenikõne. Nii, tervist kõigile, kes jälle meid on kuulama siia tulnud või ka vaatama. Järjekordne osa tuleb meil siis välja ning seekord räägime trennist, sest treenikõne podcastis ikka räägitakse trennist, aga trennist, aga ka siis nii-öelda nagu tänane saate külaline ennast on vähemalt minu arusaama järgi iseloomustanud, ehk siis peatreenimisest samamoodi. Et see on selline hästi huvitav sõnade mäng, mis sa oled nii-öelda leiutanud endale. Et tere tulemast, Aave Hannus. Tere, aitäh kutsumast. Ma saan aru, et sina oled siis spordipsühholoogia pioneer või eestvedaja Eestis. Saan ma õigesti aru? No, pioneeriks või eestvedajaks mingis mõttes võib mind pidada ainult nende seas, kes tänasel päeval meiega on. Et tegelikult see spordipsühholoogia ei ole sugugi nii uus ja kui me siin nüüd Eesti kontekstis mõtleme, siis pikka aega Tartu Ülikoolis õpetas spordipsühholoogiat legendaarne Silvi Oja, nii et kindlasti ma sellist au enda peale küll ei võtaks. Okei, noh, see mulje võib-olla on lihtsalt jäänud, et ma pean tunnistama, et ma olen küll nii-öelda suur psühholoogia huviline, aga kindlasti saab mulle ette heita seda, et ma võib-olla ei ole siis niivõrd kursis kogu selle Eesti teadusliku poolega, võib-olla kuivõrd võiks. Aga samas nagu see psühholoogia üleüldse, et ma saan aru, et sind saab eelkõige siis, sina eelkõige pead ennast siis spordipsühholoogiks või kui palju sinu kohta võib öelda ka siis mingi muu valdkonna psühholoog? No, eks ma ikkagi kõigepealt olen psühholoog, psühholoogia teadlane ja selle raames ma siis olen spetsialiseerunud spordipsühholoogiale. Okei, et selles mõttes selle psühholoogiaga nagu, vähemalt mina, kui hakkan nagu mõtlema, et kui me alustame seda vestlust praegu hästi üldiselt tasandilt, et siis nagu üritame seda resolutsiooni nagu teravamaks kogu aeg sättida, et nagu hästi võib-olla klišeelik küsimus, aga nagu psühholoogia üldse, et kuidas nagu sina iseloomustaksid siis psühholoogiat kui võib-olla siis teadusharu või praktikat, et kui sa saaksid niimoodi paari lausega kokkuvõtvalt? Kokkuvõtvalt psühholoogia uurib seda, miks inimesed teevad seda, mida nad teevad. Me üritame aru saada, miks me teeme midagi, mis selle ajendid on, mis seda piirab. Me oleme käitumisteadus. Ja siis spordipsühholoogia seal sees uurib seda, et kuidas spordi tegemine ühest küljest mõjutab meie psüühikat, näiteks kuidas spordikogemused mõjutavad seda, kuidas me käitume. Või ka näiteks, kuidas selline praegu hästi aktuaalne küsimus, tegelikult viimased mitukümmend aastat juba, et kuidas spordi tegemine mõjutab meie vaimset tervist. Okei, palun. Ja teisest küljest spordipsühholoogia siis uurib seda, et kuidas psüühikaprotsessid mõjutavad seda, kuidas me spordi kontekstis, liikumise kontekstis käitume. Kuidas siis kuidas näiteks ärevus või kuidas mingisugused inimese püsiomadused, mingid seisundid või mingid psüühikaseisundid või psüühikaomadused mõjutavad seda, kuidas spordis käitume. Ja tegelikult, et spordipsühholoogia kindlasti ei ole midagi eraldiseisvat muust psühholoogiast. Et siin võib-olla võibki jääda kellelgi mulje, et loomulikult selle spordipsühholoogia, kuidas sport psüühikat muudab, sinna kindlasti me pärast jõuame, aga et sinu hinnangul, kui paljudel inimestel nagu on üldse selline objektiivne arusaam psühholoogiast kui teadusharust, et kas inimestel võib-olla tekib selline pilt silme, et psühholoog on siis keegi, kes sulle mingisugust teraapiat tingimata teeb või midagi sinus nagu ülesse kaevab või kas sinu hinnangul see, kuidas üldsus psühholoogiat kui praktikat ja teadust mõistab, on nagu objektiivselt aru saadud või seal on mingisugused sellised linnalegendid või mingid stereotüüpsed omadused ka juures? Kindlasti, või ütleme, et mul on mulje selline, et see, mida sageli psühholoogiaks peetakse, piirdub sellega, mida me tunneme nõustamispsühholoogia või kliinilise psühholoogia. See, kuidas siis psühholoogid mingil moel sekkuvad inimeste ellu või toimetustest või saavad sekkuda või kuidagi mõju avaldada. See on see, millega me kokku puutume. Koolis puutume kokku koolipsühholoogidega, me kujutame natukene ette võib-olla, mis koolipsühholoog teeb või siis, kui psüühikaga seotud mured väga suureks lähevad, siis
siis me satume kliinilise psühholoogi radari peale, et sealt võib-olla need igapäevasemad kokkupuuted, aga psühholoogiat laiemalt, psühholoogia harud, nii nagu spordipsühholoogiat, neid harusid on mitmeid kümneid. Kui võib-olla selliste igapäevaelu peale rohkem mõelda, siis liikluspsühholoogia näiteks eraldi haruna või militaarpsühholoogia, kõik sellised eluvaldkonnad tegelikult esitavad erinevaid nõudmisi, millele siis psühholoogia üritab vastuseid anda. Et psühholoogia on kindlasti palju laiem kui see selline psüühikahäirete ravimine või kuidagi väljakutsuvates olukordades toimetuleku toetamine. No näiteks minul oli kunagi niimoodi, et mul käis trennis ka üks psühholoog, kes on Tallinna Ülikoolis õppejõud ja siis tema kohta ma ka ka koos hakkasin ma ka seda teemat nagu enda jaoks nagu uurima, lahti mõtestama ja siis tema ütles mulle niimoodi, et umbes, et kas 90% või 80% psühholoogiast on pläust ja ainult väike osa sellest on selline kuidagi objektiivselt kuidagi hinnata või midagi sellist. Et võib-olla ma seoksin selle järgmise küsimusega, et kui palju sellest psühholoogiast on nagu selline hüpoteetiline kirjeldus inimese mõtlemisest, käitumisest versus kui palju seal on näiteks sellist faktilist kinnitatust ja nii edasi. Kui palju on sellist hüpoteetilist poolt ja kui palju on sellist poolt, mis rohkem sellist konsensust leiab? No, niimoodi, et 90% on pläust, et seda ma nüüd küll ei julgeks öelda ja kindlasti ei ole psühholoogia hüpoteetiline. Psühholoogia on teadus, mis põhineb vaatlusel. Psühholoogid ei istu tugitoolis ja ei mõtle pöidlaid keerutades välja, kuidas asjad võiksid olla, vaid nad vaatavad elu, vaatavad seda, mida teised psühholoogid on teinud või muud teadlased ja siis kontrollivad neid hüpoteese, mis neil on tekkinud. Neid hüpoteese me ütleme, et ma toon natukene elulisema näite. Väga sage küsimus, mis tekib sporditeaduste tudengitel, on küsimus, et kuidas ärevus mõjutab sportlase sooritust. See on kõik läbi aastate selline lemmik küsimus, mis tudengitel tekib. Ja siis psühholoogid mitte ei mõtle, kuidas ta võiks mõjutada, vaid nad ikkagi lähevad ja uurivad seda eksperimentaalselt, panevad inimesi erineval määral ärevatesse situatsioonidesse ja vaatavad, kuidas see sooritus mõjutab. Ehk et kui me räägime sellistest psühholoogia teadmistest, siis need teadmised, mis lõpuks on korduvalt kinnitatud ja õpikutesse jõuavad, et nende osas me võime siis küll üsna hästi kindlad olla, et selliseid tulemusi või sellised mõtted, seisukohad on kinnitust saanud. Aga loomulikult ajas need seisukohad muutuvad, uurimismeetodid muutuvad täpsemaks ja teadmised muutuvad täpsemaks. Ja mõned asjad, mida arvati siis, kui mina alustasin oma õppejõutööd 20 aastat tagasi, mõned nendest asjadest on ka tänaseks päevaks ümber lükatud ja samas paljude asjade kohta on nagu tunduvalt spetsiifilisemad teadmised. Teadmised on nagu täpsemad ja võimaldavad täpsemalt siis ennustada, et mis olukorras mingisugused seaduspärasused inimese psüühikas kehtivad. Aga siis praegu sellist asja nagu ei ole, et tänase päevani on mingisugune teooria või hüpotees nagu alles, mis ei ole leidnud kinnitust või kas on olemas ka selliseid asju, millele ei ole võimalik kinnitust leida, et natukene ta rändab sinna filosoofia poole juurde juba ka näiteks? Neid asju, millel ei ole põhimõtteliselt võimalik kinnitust leida, neid asju teadus ei uuri. Tegelikult see teaduslik uurimise mõte on ju, kui me natukene nagu järele mõtleme selle teaduse tegemise põhimõtte peale, et siis see mõte ongi nagu lükata ümber oma hüpotees. Sul tekib teaduslik hüpotees, et ma ei tea, võtame see sama ärevuse näite, et ärevus mõjutab teatud tingimustes sportlikku sooritust sellel moel. Ja siis see teadusliku mõtlemise loogika on selles, et sa üritad seda hüpoteesi ümber lükata. Ühe nurga alt ja teise nurga alt. Ja kui ta ei lähe ümber, siis see on see, mille kohta me siis võime teha sellise tõsisema järelduse, et ju siis sellistel tingimustel selline seaduspära kehtib. Ehk et teadusliku uurimise iva on ikkagi see, et me üritame siis ümber lükata
mingisuguseid seisukohti. Hästi. Nüüd on selline asi, et ma tõenäoliselt reedaksin ennast ja enda tõekspidamisi, kui ma psühholoogiga suheldes praegu seda ei küsiks. Ja see on seotud selle filosoofia poolega ka, enne kui me seal sügavamalt spordi sisse lähme. Et sina kui psühholoog, kas sina oled kursis sellise psühholoogiga nagu Jordan Peterson? Mõnel määral, aga ma ei ole temaga nii hästi kursis, et ma võiksin selle üle arutlema hakata. Okei, aga ärme siis tema üle väga põhjalt arutama hakka, aga ma tahtsin teda nagu näiteks tuua, et tema nagu, mida on teinud, on siis see, et ta nagu on kasutanud nii-öelda siis lugusid, kas siis on nii-öelda mütoloogilised lood või siis kas või ma ei tea, piiblist toonud analoogiaid või mis tahes, et inimestel on lugu, et lood nagu sümboliseerivad nii-öelda kangelast, kes peab võtma vastutuse, kes peab nii-öelda siis päästma nii-öelda päeva ja nii edasi, et läbi selle ta kuidagi siis nii-öelda analüüsib neid lugusid ja üritab nagu siis välja tuua, et kõik inimesed umbes peaksid niimoodi käituma ja kõik inimesed peaksid võtma nii-öelda rohkem vastutust ja väljakutseid vastu, et oma elule anda tähendus ja nii edasi. Et kas see on nagu ka mingis mõttes psühholoogiaga seotud või see on juba umbes selline, kuidas ma ütlen, selline kõnepidamine ja selline filosoofia nagu rääkimine? Storytelling, eks, et viis, kuidas siis mingisuguseid teadmisi inimestele paremini arusaadavaks teha. Et tihtipeale ju tegelikult, eks ma ise teen seda sama viga ala lõpmata, et me teadlastena räägime hirmus keeruliselt. Ja siis see keeruline on kas siis raskesti jälgitav või raskesti mõistetav. Et selles mõttes, kui me suudame oma teadmised selliste igapäeva elu näidete ja inimeste kogemustega ära siduda, et siis see loomulikult on võimalus paremini anda edasi ka teaduslikku teadmist, kõik, kes teadlasena seda teeb. Okei. Et kui me seda sama psühholoogiat veel natukene üleüldise teemana nagu võtame, siis on see, et nagu ma palusin ka sellele Andres Meritsal anda selline kiire selline ajajoone kokkuvõtte viroloogia kui teadusharu kohta, siis ma rakendaksin seda sama küsimust nüüd sinule, et kui sa võtad nagu psühholoogia, sul on selline väga pikaldane kogemus, väga rikkalik kogemus ja staaž psühholoogia vallas, et mõne lause või paragraafiga näiteks annaksid ülevaate enda hinnangul psühholoogia kui teadusharu, kuidas ta on aja jooksul muutunud, et kunagi ta sai alguse, eks ole, me kõik oleme kuulnud, et meil on Freud ja meil on Jung ja nemad erinesid teatud moodi ja nendest on tehtud filme, et nemad on justkui need isad või ristiisad ja siis see teadus on hakanud arenema, et alates sellest momendist, kui see teadus arenema hakkas, et kuidas see nagu see arengukõver on olnud, et kas ta on vaikselt, lineaarselt läinud ülesse, kas kuskil selles arengukõveras on mingisugune eureka olnud, mis on selle teadmise väga kõrgele viinud, kas näiteks praegu me oleme pigem teadmuse juurde hankimises jäänud toppama või kuidas sa seda sama arengukõverat näiteks iseloomustaksid psühholoogia kui teaduse puhul? Ma ausalt öeldes nii sellist psühholoogiat kui teadust tervikuna sellist arengukõverat ei oskakski iseloomustada, et siin on, kui me mõtleme, pigem võib mõelda selle peale, et on olnud erinevad teemad või erinevad lähenemised, mis on mingisugustel perioodidel olnud intensiivsema tähelepanu all. Millal on olnud tähtsam uurida psüühikahäireid, millal on olnud suurem huvi selle vastu, kuidas inimese psüühika töötab. Mina tegelikult oma varasemas teadustegevuses olen olnud kognitiivpsühholoog ehk siis taju, tähelepanu, mõtlemisprotsesside uurija ja on olnud selliseid perioode psühholoogia ajaloos, kus oli väga moodne uurida seda, eks ole, et mis inimese peast toimub, kuidas mälu töötab, kuidas tähelepanu töötab, kuidas me mõtleme, siis on olnud perioode, kus rohkem tähelepanu on pööratud käitumisele, et pigem see psühholoogia kulgeb selliste, ütleme, koolkondade ja paradigmade vaheldumisena, et ma ei saaks öelda, et me psühholoogiat saame nüüd ühe kõverana iseloomustada kuidagi seda tema arengut. Okei, aga kus me praegu näiteks siis oleme tänasel päeval, et milline paradigma või selline moeröögatus tänasel päeval domineerib, kui selline asi üldse on praegu?
ausalt öeldes ma ei julge öelda, et on mingisugune moeröögatus, mis me paneme praegu psühholoogia juures palju tähele, on see, et muretsetakse selle pärast, kui usaldusväärne psühholoogia on, kui usaldusväärsed on need uurimistulemused, mida avaldatakse, kas teadlased on alati järginud kõige paremaid praktikaid oma järelduste tegemisel, püütakse kontrollida enne järeldusteni jõudmist, et see on üks selline asi, mille peale psühholoogid praegu palju mõtlevad, et kui usaldusväärselt me oma tööd teeme. Okei, aga kui tuleb selline, jälle see paradigma või fookus läheb mingisugusele kindlale teemale, et mis nagu seda ajendab, kas see, mis maailmas toimub või mingi probleemi esile kerkimine nõuab lahendust või siis kellelgi on lihtsalt vaja mingisugused artiklid ära publitseerida, et kuidas nagu see on, mis dikteerib seda, milline selline paradigma domineerimine parasjagu on? Hea küsimus. Kindlasti domineerib seda see, et mismoodi uurimismeetodid arenevad, kuidas meil on võimalik inimese aju uurida, kuidas meil on võimalik psüühikat uurida, kuidas muutuvad kättesaadavamaks mingisugused andmed. Ma arvan, et see on nagu kõige ilmsem, kuidas me saame aju uurida. Aga nagu ma ütlesin, et kuna psühholoogia on, ütleme, et on siis nii mitmetahuline, selliseid selgelt väljendunud psühholoogia harusid on kümneid, et siis on selliseid mingisuguseid ühtseid trende väga raske välja tuua. Olgu peale. Samas, kui nagu me vaatame psühholoogiat või siis psühholoogi, ma olen aru saanud sellest, et nii psühholoog võib tegeleda selle kognitiivse käitumisteraapiaga või psühhoteraapiaga, sa võid nüüd parandada, ja ka psühhiaater saab seda teha, et kui lähedal psühholoogia või siis psühholoog näiteks on psühhiaatrile, et kindlasti neil on mingisuguseid kattuvusi, aga paratamatult on neil ka erinevus, et ma olen aru saanud, et psühhiaater kirjutab tabletti välja ja psühholoog siis küsib, et kuidas sa ennast tunned või väga lihtsalt robustne selline näide tuua, et äkki annad enda kommentaari, et kuidas sa neid veel eristaksid, et mina ise näiteks saaksin ka oma uudishimu rahuldatud, et mis nende peamine nagu vahe on? See, mida sa kirjeldasid, on juba üsna õige, et psühhiaater on arst ja psühholoog on siis psühholoog. Psühholoogi eristab arstist ettevalmistus, et meie õpime väga põhjalikult tundma seda, kuidas inimese psüühikaprotsessid töötavad. Psüühikaprotsessid on, mälu, taju, mõtlemine, keel, kõik sellised protsessid ja seal juures me õpime siis tundma seda, kuidas inimese aju töötab. Kuidas närvirakud töötavad, mis ülesandeid erinevad närvirakud teevad. Kui sa nüüd küsid, et sellise konkreetse psühhoteraapia suuna kohta, siis psühhoteraapia on siis selline ravimeetod, mis põhineb sellele, et me kuidagi üritame neid psüühikaprotsesse mõtlemise või käitumise kaudu muuta. Kognitiivkäitumusteraapia tähendabki siis seda, kognitiivsed protsessid on meie kõrgemad mõtlemisprotsessid. Ehk et kognitiivkäitumisteraapia üritab siis või õpetab õigemini inimest suunama oma tähelepanu, suunama oma mõtteid niimoodi, et jõuda selliste mõteteni, mis aitavad tal paremini toime tulla mingites sellistes tema jaoks keerulistes, olulistes olukordades või siis aitavad tal teistmoodi käituda. Ja sellist teraapiat võib läbi viia ka ettevalmistusega psühhiaater, kes on ka, kui sa küsid, et kuidas see saadakse näiteks kognitiivkäitumislikuks terapeudiks, siis see on päris pikk protsess. Alguses siis on tarvis selliseid üldteadmisi, baasteadmisi inimese psüühikast ja siis õpitakse seda vähemalt 2,5 aastat pideva praktilise protsessina algtasemel ja kesktasemel ja siis harjutatakse juhendaja, eksperdist juhendaja käe all ja siis sa võid alles hakata iseseisvalt seda kognitiivkäitumust
teraapiat rakendama oma praktilises töös, et need psühhiaatrid, kes on sellise väljaõppe läbinud, nemad saavad oma töös seda teraapiat ka kasutada ja näiteks kombineerida seda siis ravimiteraapiaga, kui vaja. Aga seda saab iseloomustada nagu, mul praegu tuli mõttelõng, et see on nagu vaimne füsioteraapia nii-öelda, et see on mõnes mõttes, kui meil on füsioteraapia, eks ole, ütleme, keegi on vigastada saanud, siis tegelikult füsioteraapia on ka mõnes mõttes nagu trenn, aga ta on nagu vigase inimese treenimine tagasi normaalsusesse. Ja mida ma olen kuulnud, et ongi siis nii-öelda see kognitiiv- ja käitumisteraapia on umbes ka, et me üritame siis nii-öelda inimesele, kellel on võib-olla mingi häda küljes või ta on mingis mõttes vaimselt katki, talle siis doseerida seda sama nii-öelda mürki väiksemas doosis, et ta sellega ära harjuks. Et üks näide, mis ma olen nagu näinud ja kuulnud, on siis see, et mürk nagu jutumärkides muidugi, et keegi kardab paaniliselt lifte. Siis sa näitad talle kõigepealt, räägid liftist, siis võib-olla järgmine kord sa näitad talle fotograafi liftist, siis järgmine kord sa näitad reaalelus lifti, siis ütled ja võib-olla ülejärgmine kord, et lähme lifti juurde ja siis ütled, et võib-olla, et ole hea, seisa 10 sekundit liftis, et see on nagu selline koormuse või selle ärritajaga kokkupuute nagu intensiivistamine. Et kas see on nagu, olen ma valesti aru saanud sellest või mitte? Ei, täitsa õigesti aru saanud. See, mida sa praegu kirjeldasid, on sobilik meetod hirmu ravimisel, ärevuse ravimisel. Et üks asi, mis iseloomustab kognitiivkäitumuslikku teraapiat, on see, et erinevate raskuste või erinevate probleemide, erinevate psüühikahäirete raviks on erinevad meetodid ja see, mida sa praegu kirjeldasid, selline järk-järguline siis selle ärevuse põhjusega kokkupuutumine või kokkupuute loomine on efektiivne, tõendatult efektiivne viis, kuidas ärevust ravida. Seal nagu see konks ongi see, et sa mitte lihtsalt ei suuna inimest järk-järgult järjest keerulisemate ärevust tekitavamate olukordade juurde, vaid tegelikult õpetad teda, kuidas selles olukorras ärevusega toime tulla niimoodi, et ta saab kogemuse, et kui ta selle olukorras püsib, siis ärevus hakkab iseenesest langema. Enamasti, ütleme, et kui meil on see koerahirm, me oleme näiteks koera käest hammustada saanud, siis meie ajus tekib seos koer, hirm ja kui me järgmine kord koera näeme, siis see hirm tekib uuesti. Ja tavaliselt, mida inimesed teevad, kui nad enda jaoks hirmutavate olukordadega kokku puutuvad, on see, et nad üritavad põgeneda. Ja siis tegelikult nad ei anna endale võimalust kogeda, et kui nüüd seda koera rünnakut ei toimu, et see hirm hakkaks iseenesest ka ära minema. Niimoodi sellised ärevuse probleemid suurenevad tänu sellele, et me ärevust tekitavatest olukordadest põgeneme. Või neid kuidagi väldime, või kui me otseselt ei põgene, siis me hakkame oma peas midagi tegema selleks, et sellest ärevusest kiiresti vabaneda. Ja nüüd on päris pikka aega teada, et kui me tegelikult selles olukorras, ütleme seda hirmu või ärevust tekitavasse olukorda jääme ja seda ärevust talume, siis ta hakkab iseenesest langema. Ja kui me selle ära kannatame, et ta iseenesest langeb, koera pilti vaadates, ootame võib-olla pool tundi, vaatame koera pilti, võib-olla vähem, on raske ennustada. Väga suurt ärevust tekitavate olukordade puhul võib minna 1,5 tundi, kui sa mõtled selle koera peale ja vaatad koera pilti, aga see ärevus hakkab iseenesest langema. See tuleb nagu ära taluda selle olukorras. Ja sellise treeningu tulemusena siis tegelikult see ärevus enam ei tulegi tagasi. Jah, see on see mõte, aga kui me mõtleme mingisuguse teise psüühikahäire peale, siis näiteks depressiooni peale või söömishäire peale, siis seal on jälle teistsugused ravivõtted efektiivsed. Okei, aga kui see ärevus tuli meil siin mitu korda sisse, et siis küsiks ka selle kohta, et mis asi on üldse ärevus ja miks inimeses ärevus tekib? Paratamatult kõik tänapäeval tunnevad igal pool ärevust. Me kuuleme seda, et psühholoogide ajad on täis broneeritud, psühhiaatrite ajad on täis, et justkui väga palju inimesi maailmas on aina ärevamad. Depressioonini võib-olla ka veel jõuame, aga anna kommentaar ärevuse kohta. Ärevus on selline kasutaks võõrsõna
võrreldes hirmuga, hirmu puhul me teame, mida me kardame. Kardame näiteks eksami läbi kukkuda, siis meil on eksami hirm. Ärevuse puhul me päris täpselt ei tea, mis on, mida me kardame, aga meil on selline ebamäärane hirmutunne. Ja selle põhjuseks on teadmatus. Ärevuse põhjuseks on teadmatus, ennustamatus, iga olukord, kus me ei tea, kuidas meil läheb või mis meiega juhtub, tekitab ärevust. Ärevus on tegelikult siis selline meile evolutsiooni käigus kujunenud kaitsereaktsioon. Kui me ärevust ei tunneks, me jääks esimese ristmiku peal auto alla. Eks ju. Ärevus on midagi, mis on võimaldatud meil pika evolutsiooni käigus ellu jääda või on võimaldatud ellu jääda nendel, kes suudavad kogeda ärevust. Ärevus annab meile märku, et peaks olema tähelepanelik. Midagi võib toimuma hakata. Selles mõttes ärevus iseenesest ei ole halb. Ja ta on nagu normaalne reaktsioon teadmatusele. Et nüüd halb on see, kui meil seda ärevust on väga palju ja väga pikalt niimoodi, et meil tekib selline pidev kõrgendatud ärevus, selline pidev kroonilise stressireaktsioon, et see on see, mis meie organismi välja kurneb ja meid lõpuks haigeks teeb. Aga kui sa küsid, et miks meil tänapäeval seda ärevust justkui rohkem on, siis põhjus ongi see, et meie elu on keeruline, elu on palju komplekssemaks, kiiremaks muutunud, nõudmised, mida me endale esitame, on kõrged, ajasurve on suur ja selles teadmatuses, selles sellises suures kontrollimatuses, ebamäärasuses ja ajasurve tingimustes ongi täitsa normaalne minna ärevaks. Ongi küsimus selles, et kuidas me õpime aru saama, et kust selline normaalne, terve ellujäämiseks kohane ärevus läheb nüüd üle selliseks kliiniliseks psüühika probleemiks, millega tuleks midagi ette võtta. Samas inimesi on palju, inimesed on erinevad, inimesed jagunevad, psühholoogias seda vist on eriti levinud, et isikuomadused ja meil on siis need kõverad, et äärmustel, kas kui sa kujutad selle IQ kõver, eks ole, et võime sellega näiteks tuua, et inimene muutub ärevaks, kui tal on siis teadmatus tuleviku ees, aga küsimus ongi, ma saan aru, siis selles ärevuse määras, mida ta nagu genereerib selle teadmatuse ees. On väga enesekindlaid inimesi olemas, kes mina ka näiteks ei tea, võib-olla mingisugused asjad on tulemas, et mis ma nendega kuidas ma nendega hakkama saan, aga see ei kutsu minus väga palju ärevust esile. Et mis eristab selle näiteks kahte inimest, kes näiteks mingi situatsiooni peale läheb väga ärevaks ja kohe niimoodi, et see on, ütleme, ma ei tea, midagi patoloogiline ärevus või midagi sellist, et seda ei saa kohe üldse rahus olla, aga teine inimene on analoogse situatsiooni ees suhteliselt rahul. Et kas sellel inimesel on näiteks välja mõeldud plaan, kuidas ta sellega hakkab toime tulema ja kui tal on see plaan välja mõeldud või enesekindlus, kas siis see tähendab seda näiteks, et tema kognitiivne võimekus või analüüsivõime on sedavõrd parem, et ta suudab mingisuguse stsenaariumi endale ette manada, kuidas sellega toime tulla, et tal on just nagu tööriistad enda hinnangul olemas? Enam-vähem niimoodi see tõesti ongi, et see selleks, et meil tekiks selline väga tugev, intensiivne, kontrollimatu ja ebameeldiv ärevus. Et selleks ongi tarvis seda, et me usuksime, et me ei saa olukorraga hakkama. Ja ma arvan, et ka väga ebakindel või vabandust, kasutasid mõistet väga enesekindel, et väga enesekindel inimene, see enesekindlus on meil alati nagu selline olukorra spetsiifiline. Et sa võid olla kindel, et sa mingisugust laadi olukordadega toime tuled. Ja enamasti see enesekindlus põhinebki varasemal kogemusel. Sa tead, et sa oled analoogsete olukordadega varem toime tulnud ja siis sa usud, et ma tulen selle olukorraga ka toime ja nüüd see toimetuleku uskumus ongi see, mis võimaldab siis ärevusega hakkama saada, ärevust maha reguleerida, öelda, et mis iganes juhtub, et ma tulen sellest olukorrast nii või teisiti välja. Aga nüüd sellised kliinilised häired, probleemid tekivad just sellel juhul, kui meil ei ole neid toimetuleku oskusi. Ütleme, et kui meil ei ole häid kogemusi, kuidas ärevusega toime tulla, kui me usume iseenda kohta, et ma olen kehv oma emotsioonide juhtija, kui mul on kalduvus mõelda teatud äärmuslikul moel,
võib-olla sa oled ka kuulnud, et osa inimesi ütlevad, et ma ei ela seda üle, kui ma eksami läbi kukun. Mõni teine ütleb, et kukun läbi, õpin uuesti ja lähen proovin uuesti, eks ole. Et see erinevus nagu tulebki sisse sellest, et milline on meie toimetuleku prognoos nii-öelda. Kas on ärevus või neurootilisus? Neurootilisus on nüüd üldisem isiksuse omadus, mille üks tahk on kalduvus muretseda. Et need inimesed on oma loomult, siis nendel on neurootilisuse komponentist rohkem esindatud nende psüühikas. Jah, et kui on nii-öelda see neurootilisus ja selle sees ärevus, püsiärevus või kalduvus muretsema hakata on nii-öelda kõrgem või tugevam, et siis nendel inimestel nemad kalduvad rohkem muretsema. Aga see ei tähenda, et sa peaksid olema selline muretseja oma kõrge neurootilisuse või kõrge muretsemistkalduvusega, vaid sa saad õppida, kuidas mõelda ja neid mõtlemise mustreid nii-öelda, mida siis kognitiivkäitumuslikud terapeudid õpetavad, et neid on erinevaid, sõltuvalt just sellest, et mismoodi need mõtted selle konkreetse inimese peas käib. Okei, minul peas hakkas kohe nüüd ketrama ja selle ma küsiksin kohe ära, et me rääksime ärevusest, eks ole, et see nii-öelda saab tekkida, see neurootilisus nii-öelda võib samamoodi nagu tekkida, et ma saan aru, et tegelikult kogu see psüühika pool, et kui palju sellest antakse kaasa meile geneetiliselt, et inimene sünnibki neurootilisema, ma eeldan, et see on tõenäoliselt võimalik, aga kui palju on võimalik inimese psüühikat siis nagu muuta või kujundada, sellepärast, et ma kohe eeldaks seda, et lapsepõlv, et kui kellelgi on olnud väga ebakindel lapsepõlv, näiteks hirmu all elatud, ebakindlusega, võib-olla isoleeritud ka teistest nii-öelda eakaaslastest, siis sellel inimesel paratamatult ongi see neurootilisus ja üleüldine ärevus rohkem esindatud. Et kui palju me saame geneetiliselt panna omaks ja kui palju saab inimest nii-öelda siis nagu ära rikkuda tema psüühika poolest nii-öelda? Päris palju, selles mõttes, kui me vaatame nagu täitsa suuri populatsiooni uuringuid, siis see suur pilt on selline ikkagi kipub olema, et isiksus on meil kaasa sündinud ja kasvatusega saab väga vähe teha. Aga nüüd see, mida sa välja tõid, et ma iseloomustaksin neid mõistega traumakogemus. Et sellised kas traumaatilised suhted, kus lapsest juba esimese eluaasta jooksul pole palju välja tehtud või on ta pidanud üksinda karjuma, vajadused on jäetud rahuldamata, ta on saanud oma sellise ettekujutuse elust, et teiste inimeste peale ei saa loota. Et sellised varase lapsepõlve kogemused küll saavad psüühikat päris palju mõjutada, et tegelikult ju hilisemad psüühikahäired saavad ikkagi nagu oma juured alla lapsepõlve või noores eas. No see võib teine äärmus ka olla näiteks, et kui me laseme lapsel karjuda, laps ei looda teiste inimeste peale, samamoodi me saame teise äärmusesse ka minna, et kui kõik lapse vajadused, käsud ja soovid tingimusteta momentaalselt nagu rahuldatakse, eks ole. Et siis on samamoodi, et ta on harjunud, kasvabki selline boss või selline kamandaja nii-öelda ja tõenäoliselt nii-öelda kui kodus kõik asjad nii-öelda tehakse ette taha ära nõudmise peale, siis seda sama saab kanda ka eakaaslastele edasi ja võib-olla kas on võimalik, et sealt tulevad siis nagu need norijad või midagi sellist? No ma jällegi nagu nii mustvalgelt ei julge mõelda, sellepärast, et inimese psüühikat mõjutavad alati igal hetkel väga paljud erinevad tegurid, et ma nagu, see teedki sellise inimese käitumise ennustamise raskemaks võrreldes näiteks kiviga, eks ole, aga me teame, millest kivi on koosneb ja kui kõrgelt ta kukub ja vastu mida ta võrkab, et siis me saame nagu palju suurema kindlusega väita, et kui suure augu ta lööb, aga inimese häda ongi see, et inimesele mõjuvad mitmed tegurid, et me oleme ikkagi nagu nii mitmete omaduste selline kombinatsioon, et ma ei julge niimoodi küll öelda. Meil on alati, kui me mõtleme psüühikahäire kujunemisest, siis meil on alati riskitegurid ja kaitsetegurid.
Ja nüüd see, et kas see risk realiseerub, kas see selline kehv kasvukeskkond väljendub lõpuks või mõjutab lõpuks nii palju psüühikat, et sellest saab psüühikahäire, see sõltub sellest, kui palju on kaitsetegureid. Et sellepärast jah, on raske ennustada. Kui mööda on see ütlus, et ärevus pole mitte midagi muud kui teadmatus tuleviku ees ja depressioon pole midagi muud kui mineviku traumades kinni olemine? No ma jällegi nagu selle mitte midagi muud jätaksin sealt vahelt ära. Ja, see on üle pakutud. Et kui me mõtleme nagu mehhanismide, nende mõlema psüühikahäire, ärevushäirete ja meeleoluhäire, depressiooni mehhanismide peale, siis põhimehhanism on tõesti see ärevuse puhul, et me muretseme ja muretsemine nende asjade pärast, mida sa ei saa kontrollida, on see, mis meid selle ärevuse juurde viib ja lõpuks muretsemise pärast. Ma saan aru, et ma muretsen ja siis ma hakkan muretsema, et kuidas see mulle mõjub, et ma muretsen. Ja depressiooni puhul tõesti see oma kogemuste üle juurdlemine, miks see juhtus, miks see just minuga juhtus, mida see minu kohta ütleb, et minuga selline asi juhtus, järelikult kui selline asi minuga juhtus, järelikult ma olen selline teistsugune kuidagi teistest viletsam ja minu tulevik on tume, et mingil määral sellel väljendusel on muidugi tõe põhi all. Aga ma täitsa kujutan ette, et need küsimused, mis ma küsin, et nad on võib-olla justkui selliseid ühesõnalisi vastuseid, nagu tahaks, et ma saan aru, et sa tunned, et neil on nii raske vastata, et it depends, eks ole, on tõenäoliselt see kõige õigem vastus sellele. Kui sa lubad, ma kirjeldan natukene, kuidas kognitiivkäitumuslik terapeut töötab, kui me siin juba sellest teraapia suunast rääkisime, et siis see töö tegelikult niimoodi käibki, et psühholoog-terapeut kogub inimese käest infot selle kohta, kuidas tema elu on siiamaani kulgenud ja mis talle praegu muret valmistab ja üritab siis aru saada just selle inimese puhul, et miks ta sellisesse olukorda on jõudnud ja miks see olukord üle ei lähe. Nimetame seda nagu juhtumi kontseptualiseerimiseks. See tähendabki seda, et me loome siis sellise unikaalse kirjelduse selle inimese kohta, sobiva kirjelduse, mille pärast tema probleem selline on ja mille pärast see probleem üle ei lähe, kus nõiaringist on. Ja siis me saame hakata siis sellele juhtumile, sellistele probleemidele sobivate võtetega seda nõiaringi siis lahti kangutama. Et sellepärast ma ütlen, et see on ikkagi rätsepatöö psühhoteraapia. Okei, ja siit mul tuli kohe üks küsimus edasi, et kui inimene käib teraapias, kui palju loomulikult ta saab abi, aga kas selline asi on ka levinud, et inimene tuleb oma muredega ja siis ta eeldab, et psühholoog ülekantud mõistes väänab tal kondid paika ja tal ei ole enam valu, vaid pigem on ikkagi niimoodi, et sa lähed psühholoogi juurde, sa saad sealt abi, mingis mõttes selliseid nõu või juhiseid, aga päeva lõpuks pead ikkagi olema sina see, kes ennast korda teeb. Et mis see suhe on ja et kui palju psühholoog aitab, kui palju peab inimene ise ennast aitama ja kas sa oled kokku puutunud selliste asjadega ka, et inimene tuleb ja ta eeldabki, et sina nagu räägiksid ta terveks ja pärast ta läheb sinu kabinetist minema ja ise nagu midagi ei tee? Ja, et sellist ettekujutust on küll palju, et ma lähen nagu arsti juurde, kirjutatakse tablett välja, siis ma võtan selle ära ja siis korras. Et psühholoogi tööd võib küll võrrelda füsioterapeudi tööga, nagu sa enne viitasid, et psühholoog sisuliselt annab harjutusi, õpetab oskusi, mida siis inimene peab tegelikult väljaspool seda psühholoogi kabinetti harjutama. On olukordi, mida harjutatakse kabinetis sees ja sellel juhul tõesti mingisugune muutus võib tekkida juba selle teraapia seansi käigus. Aga enamasti on ikkagi niimoodi, et kabinetis mitte mingisugust muutust ei toimu, et muutus toimub nende kogemuste najal, mida inimene saab oma päris elus harjutades. Spordipsühholoogias on äge see, et spordipsühholoogid üritavad nii palju kui vähegi võimalik töötada mitte kabinetis, vaid seal treeningul. Ja seal saab tõesti luua neid olukordi, kus saab reaalajas harjutada päris asju, päris selliseid uusi tähelepanu suunamise või uusi mõtlemise
mustreid ja siis saab tõesti nagu kuidagi tihtipeale nagu kiiremini ka mingisuguse muutuse tekitada. Aga harjutama peab ja, et me ütleme ikkagi selline, kuidas me ütleme, disclaimer, kui klient tuleb, siis me ütleme kliendile, et selle koostöö tulemus sõltub kliendist. Eks ju, et sellest, kui palju tema harjutab. Kui ma mõtlen, kas praegu edasi viin ja sa spordipsühholoogiat tõid sisse, siis võimegi seda vaikselt pookimasi hakata, aga näiteks psühholoog, kes annab nõu inimesele, kes on võib-olla kuidagi elu hammasrataste vahel või enda hingeeluga kuidagi puntras versus spordipsühholoog, kes aitab sportlast mis iganes häda sellel sportlasel ka ei oleks, siis mida sa sellisest väitest arvad, kui ma ütlen sellist asja, et sportlast on spordipsühholoogil lihtsam aidata, sest sportlane niikuinii käib trennis, ta töötab kindla eesmärgi nimel ja ta on nõus endast rohkem välja andma versus muu inimene, kelle jaoks see probleem võib-olla on laialdasem, ta mõjutab tema elu tervikuna võib-olla rohkem ja ta ei ole võimeline et kas sportlaste edukuse protsent on kuidagi suurem kui siis tavapärane? Ma ei ole selliseid võrdlusuuringuid kohanud ausalt öeldes, aga minu enda selline kogemus, ma tegelikult alustasin kunagi ammu Jämela psühhiaatriahaiglas ka sellise kliinilise töö tegemisega, aga enda kogemus on küll selline, et kui vaatame tippsportlaste kõrgete eesmärkide ja väga hea tööeetikaga sportlast, siis temaga töötades on tõesti muutus kergem tulema, kui võib olla sellise inimesega, kes on vaimselt väga kehvas seisus. Kui sa oledki depressiivne, külili maas nagu lumehang voodis piltlikult öeldes või otseselt, et siis on ka need edusammud palju raskemad tulema. Ehk et siin osa sõltub tõesti selle kliendi motivatsioonist, osa sõltub seisundist, kust ta pihta hakkab. Juba, ma arvan, et sealt tulevad erinevused sisse. Aga kui me ka sportlaste sees vaatame ja kui ma enda kogemuste peale mõtlen, et ma tegelikult olen 20 aastat praktilist seda spordipsühholoogilise nõustamise, spordipsühholoogi tööd teinud, et minu enda kogemus ütleb ka niimoodi, et ikkagi kõrgema taseme sportlased, kes on juba selle spordipsühholoogi juurde jõudmise hetkeks näidanud väga suurt meelekindlust iseenda arendamisel, et nende areng ka oma psühholoogiliste oskuste arendamisel kipub nagu tõhusam olema võrreldes nendega, kes tulevad ja loodavad, et äkki ma saan siit midagi kasulik, aga täpselt ei tea, mida ja mille jaoks. Olgu peale. Aga anna ülevaade, et kuna sul on niivõrd pikk selline praktika selles osas olnud, et millised on siis need hädad, mis peamiselt sportlasi kimbutavad, kindlasti on mingisugused, mis võib-olla domineerivad, mis on nagu levinumad, ja lisaks see, et kuidas siis nagu sportlane jõuab selle teie spordipsühholoogi juurde, et mis tema elus näitena siis või peaks nagu valesti olema või milliste tunnetega ta peaks pöörduma, sest et ma olen kindel, et kui praegu siin väga palju trenni inimesi seda hakkab kuulama, kui see nüüd eetrisse jõuab, et siis et võib-olla siis, et mis need probleemid on, millega sa tegeled ja kuidas inimene siis saab teada, et oi, et äkki ma peaks ka minema, et mul on see linnuke saan tõmmata, selle linnukese saan tõmmata, okei, ta ütles seda ka, selle saan ka tõmmata, et issand, ma olen täitsa puntras omadega, et äkki ma peaks ka minema. Et kõige suurem hulk sportlasi, kes töötavad spordipsühholoogidega, ei ole kuidagi puntras. Okei. Et see on juba üks asi, et me võime niimoodi mõelda, et suur osa meie tööst on tegelikult hariduslik ja seal on küsimus, et kuidas veel paremaks saades. Need on väga kõrgel tasemel funktsioneerivad, väga heade enesejuhtimise oskustega inimesed, väga meelekindlad, töökad inimesed. See viitab sellele, et nad tegelikult oskavad ennast väga hästi juba juhtida. Et me võimegi niimoodi mõelda, et
probleemid nii-öelda, millega spordipsühholoogi juurde pöördutakse, ei ole mitte kliinilised probleemid, sest kui on kliinilised probleemid, siis me suudame edasi kliinilise psühholoogi juurde. Vaid et need on raskused, mis tulenevad normaalsest psüühikast. Ja spordipsühholoog enne kõike tegelebki normaalse psüühika, supernormaalseks psüühikaks treenimise toetamisel. Okei, ma sain väga palju selgust nüüd. Ehk et kui sa mõtled, et kõige tavalisem pöördumise põhjus, või ütleme, et üks selliseid tavalisemaid on siis see, et võistlusse sooritus on märkimisväärselt viletsam kui treeningusooritus. Ja et seal, mõni ütlebki, et 25%, 40% tuleb võistlusel kehvemini välja kui trennis. Ja see põhjus on see, et trennis inimene ei muretse oma soorituse tulemuse pärast. Ta teab, et ma võin lõputult korrata, ma saan parandada, mitte midagi sellest ei sõltu. Ehk et ta trennis kasutab oma tähelepanu oma tegevuse juhtimiseks. Sihin meeter maad üle võrgu, mõtleb tennisist. Lasen põlvest alla, sihin meeter maad üle võrgu. Ta tähelepanu on suunatud tegevusele. Ja siis tulebki kõik hästi välja. Kogu ressurss läheb tegevuse peale, kogu vaimne ressurss. Aga kui ta läheb võistlustele, siis läheb osa vaimsest ressursist nende mõtete peale, et ta on must nõrgem, temale ma küll kaotada ei tohi. Kui ma selle mängu kaotan, siis on turniir läbi. Mis ema, isa arvavad, mis treener arvab, mis alaliit arvab või mis olümpiakomitee arvab sellest minu sooritust. Ehk et tähelepanu läheb tegelikult see sooritus tagajärgede peale, mida me ei tea, mis juhtub. Ei ole võimalik ka kuidagi ennustada, mis juhtub, eks ole. Ehk et see teadmatus, tähelepanu suunamine tuleviku teadmatutele sündmustele on see, mis enamasti sportlasi häirib ja mis teda ärevust tekitab. Ja kui meil ärevust tekib, siis me lihased lähevad pingesse, painutaja, sirutaja lihased hakkavad kokku tõmbama samaaegselt, meie koordinatsioon halveneb, tekivad vead, väsime kiiremini ära ja sellepärast tekivatki nii taktikalised vead, sellepärast, et me ei suuda mängus sees olla nii hästi, siis me mõtleme tuleviku peale ja tehnilised vead, sellepärast, et me ei suuda oma keha enam nii hästi koordineerida. Aga põhjus on see, et tegelikult see tuleviku pärast muretsemine, nagu ma ütlesin, see ärevus on normaalne. See ongi normaalne psüühika. Siis spordipsühholoog tegeleb sellega, et ta õpetab sisuliselt seda normaalset psüühikat ära kavaldama. Kuidas hoida tähelepanu ka väga olulises olukorras, tajutavalt olulises olukorras sellele, et lasen põlvest alla ja siin pool meetrit üle võrku. Okei, ma nüüd vist panin sellise pildi kokku, sa seletasid selle selles mõttes nii hästi ära, et muidu mul oligi alati nagu see, et okei, meil on psühholoogia, siis on need spordipsühholoogid, et umbes nad tegelevad sportlastega. Aga nagu ma aru siis saan, ongi see, et justkui võib-olla selline arusaam, mingil määral mul ka oli umbes, et kui sa oled sportlane ja näiteks sa kannatad kas siis mingisuguse tugeva ärevuse all või sa kannatad depressiooni all või sul on mingisugune muu selline vaimne probleem, eks ole. Et siis sa peaksid ikkagi minema psühholoogi juurde, mitte spordipsühholoogi juurde, sellepärast, et sa juhtumisi oled sportlane. Ja siis, kui sa ütlesid seda, et see terve psüühika supertasandile nagu ajamine, et see ongi siis umbes sama, et kui tippsportlasel on väga peen läbimõeldud treeningplaan, siis nagu sina ütledki peatreener, et siis sinu spordipsühholoog annab siis väga peene läbimõeldud treeningplaani siis vaimule või siis teeb vaimule lihashooldust või midagi sellist, eks ole, et see sooritusvõime oleks veel parem. Et ongi, et kui ma olen sportlane ja mul on depressioon, siis ma lähen ikkagi psühholoogi juurde, kes depressiooniga tegeleb, mitte spordipsühholoogi juurde, sellepärast, et ma juhtumisi olen sportlane. Ja võib olla niimoodi, et on mõistlik töötada selles depressiooni sportlasel nii spordipsühholoogi kui kliinilise psühholoogiga, et see võib olla meeskonnatöövajadus, sellepärast, et sportlastel kipuvad olema ka mõnikord unikaalsed need depressiooni põhjused. Kuna sportlaste puhul, sportlastel on tänapäeval psüühikahäireid sama palju kui tavalistel inimestel. Kuigi nende eluviisid lubaksid palju paremat vaimset tervist. Põhjus ongi see, et see, mis elu tippsportlased elavad.
ootused on hästi kõrged, nad on pidevalt avalikkuse kõrgendatud tähelepanu all, nad reisivad palju, nad vahetavad oma elukohti või asukohta, neil ei ole sellist nii tugevat sotsiaalset sõprade võrgustikku nagu tavalistel inimestel. Ehk et need on põhjused, mille pärast sportlaste vaimne tervis on kehv. Siin mõned aastad tagasi austraallased uurisid oma tippsportlasi, tervet Austraalia tippsportlaste populatsiooni ja igal teisel oli vähemalt ühe psüühikahäire sümptomid. Ehk et ja sportlaste suitsidaalsus on kõrgem, ehk et sportlaste, ütleme sellest, kui me tippspordist räägime, ka noorte tippspordist tegelikult. Siin sellistest noorte olümpial käivatest sportlastest, et siis nende vaimne tervis on habras just sellepärast, et nad elavad sellist, ütleme, väga pingelist elu. Ja sellepärast siis on mõistlik sportlase puhul, kui on tegemist vaimse tervise probleemidega, vaadata, et kas need on mingid sellised probleemid, kus on spordipsühholoogi vaatest abi. Sellepärast, et meil on kohati selliseid erimeetodeid, mida me rakendame või natuke teistsuguseid meetodeid lisaks siis kliinilisele psühholoogile. Aga tõesti, et kui on tegemist depressiooniga või söömishäirega või ükskõik millise psüühikahäirega, siis õige koht alustamiseks on kliiniline psühholoog. Ma arvan, et ma võin suhteliselt suure kindlusega väita, et paljusid inimesi huvitaks see, mis toimub psühholoogi kabinetis või spordipsühholoogi kabinetis või mis toimub siis nende treening paigas, kui spordipsühholoog on seal juures, kui ta töötab oma sportlasega. Et lihtsalt sellise uudishimu rahuldamiseks, et kas sa suudad tuua mingisuguse sellise hüpoteetilise stsenaariumi, et milline sinu näiteks siis see töö välja näeb, et milliseid selliseid teraapiavõtteid sa kasutad või millist sellist coachingut sa kasutad, et kuidas sa tema selle vaimse selle kapatsiteedi viid nagu sinna supertasemele? Kui on tegemist sellise sportlasega tõesti, kellel mingisuguseid psüühikaprobleeme ei ole, siis me tegeleme psühholoogiliste oskuste treenimisega. Ja see tähendab seda, et sportlane harjutab oma mõtete suunamist, iseendaga rääkimist, sisekõnet. Ma toon, see on võib-olla selline hea asi, mida kirjeldada. Et kui me oleme teadvusel, siis me räägime iseendaga. Meie peas toimub selline dialoog. Nendes olukordades, mis muutuvad kuidagi pingelisemaks, siis me paneme tähele, et me hakkame iseendaga rääkima. Tõenäoliselt sa oled ise pannud tähele, et me kirume ennast. Ütleme, et kuidas ma sain nii lolli vea teha. Kuidas ma ei oleks tohtinud niimoodi. Ehk et selline normaalne psüühik on see, et me räägime iseendaga ja kipume iseennast kritiseerima. Ja siis see, mida nüüd sportlased treenivad, on see strateegiline sisekõne, ehk et me mõtleme valmis, mil moel endaga rääkida mingisuguses olukorras, näiteks korvpalli vabaviske joone peal. Mida endale öelda? Normaalne on mõelda, et ma ei tohi mööda visata, kui sa viskad mängu viimast otsustavat vabaviset näiteks. Ja siis see, mida me sportlasega teeme, on see, et me arutame läbi, mida sa võiksid endale öelda, millest sul oleks kasu selleks, et hoida tähelepanu selle peal. Lihtsalt viskan sisse. Tegelikult sa ei pea, kui sa oled korvpalli treeninud 15 aastat, siis sinu keha teab, kuidas korvi visata vabaviset. Sa ei pea mõtlema sellest, et ma pean sisse viskama. Sa võid mõelda, et lihtsalt peale. Ja su keha teab, mida teha selleks, et pall sisse läheks. Ehk et võib juhtuda, et sportlane leiab, et teda aitab mõte, et lihtsalt viska. Ja seda mõtet ta siis lähebki trenni harjutama. Harjutab, kuidas sellist mõtet mõelda vabaviske situatsioonis. Hästi lihtne. Ehk et me teeme valmis enamasti töölehtede peale,
erinevate oma oskuste treenimiseks erinevad töölehed, me kirjutame töölehtede peale valmis, mida mingisuguses olukorras mõelda, kuhu oma tähelepanu suunata ja siis sportlane harjutab seda. Ja nüüd, kui on see hea võimalus, et spordipsühholoog saab trennis kaasas olla, siis me näiteks filmime selleks, et oleks pärast näiteks kergem meenutada, et mis takistas mul sellise mõtlemist, mis mõtted mul tegelikult peast läbi käisid, kui ma lootsin mõelda, et lihtsalt sisse. Ehk et me siis valmistame ette selle nii-öelda strateegilise sisekõne, sportlane harjutab, tuleb, ütleb mulle, et tead, see üldse ei tööta, ma ikkagi läksin ebakindlaks, siis me mõtleme edasi, mismoodi sa võiksid seda olukorda, mis veel võiks aidata, nii kaua, kuni me siis leiame selle, millest päriselt kasu on. Sellega on siis põhimõtteliselt niimoodi, et ongi, et sa praegu ütlesid seda, et lihtsalt viska, et see kohe mulle seostub sellega, et see on justkui nagu ülemõtlemise mahareguleerimine nii-öelda. Et ongi, et tihtipeale me ei peagi olema mingid analüüsimeistrid ise ka, vaid et võib-olla me analüüsime liiga palju ja kui me seda sellist liigset analüüsi vajadust suudame maha tuua, siis meil on võib-olla rohkem ressurssi siis oma ülesanne nii-öelda ära täita, et ta ei tohi liiga madal olla, aga ka liiga kõrge olla. Siis ma ei tea, kas analüüs on õige termin, mida ma praegu kasutan siin. No ei, ma arvan, et see on jah, õige, et see üks asi, mis juhtub sportlastega ka sellistes nii-öelda pingelistes olukordades on see, et nad üritavad hakata ennast üle reguleerima. See sama korvpallur vabaviske joone peal võib hakata mõtlema, ma pean nüüd eriti selle randmeliigutuse, ma pean eriti hoolikalt ära tegema, siis ta pöörab tähelepanu oma randme peale, kuigi tegelikult see randmeliigutus, kui sa oled 15 aastat korvpalli mänginud, tuleb selja tasemelt, eks ole. Kui me üritame hakata tähelepanu pöörama oma keha liigutamisele nende liigutuste osas, mis on tegelikult automatiseerunud, me lõhume selle automatiseerunud motoorse programmi ära, mis meil ajus on olemas, peaajus ja mida me siis suudame nagu väga hõlpsasti tegelikult ilma teadliku suunamiseta realiseerida. Ehk et üks selline üldpõhimõte, mida me treenime sportlastega, on see, et kuidas saada tähelepanu enda seest välja. Ma ei mõtleks enda peale, et ma ei mõtleks oma liigutuste peale, et ma ei mõtleks, mis olukorras ma olen, vaid et ma suunaks oma tähelepanu sinna, kuhu ma tahan oma liikumisega jõuda. Triatloni stardis näiteks suunan tähelepanu poi peale. Ma ei hakka mõtlema mitte selle peale, millised tagajärjed sellel on, mis minuga siin täna juhtub, vaid ma mõtlen poi peale. Tähelepanu on poi peal. Samas mul on tunne, et see on nagu üsna inimlik, kui siis sportlane või see sama inimene loob seose või korrelatsiooni selle vahel, et hea tulemus võrdub siis justkui peensusteni analüüsitud või maksimaalselt reguleeritud nii-öelda tegevus, et ta justkui loob selle seose, mida rohkem nii-öelda seda effortit ma nii-öelda sinna panen, seda parem see peaks ka olema, aga tihtipeale see on siis nii-öelda petlik, aga see on nagu inimlik, et automaatselt sa seda arvad, eks ole? Jah, et mida, no nii selline üks võib-olla lihtne näide on see, et inimesed usuvad tihtipeale, et selleks, et võita, peab tahtma võita. Rohkem on võidab see, kes tahab, tõenäoliselt ka kuulnud, võidab see, kes tahab kõige rohkem võita. Tegelikult ega need ei ole ju tahtmise maailmameistrivõistlused, need on ujumise maailmameistrivõistlused või jalgrattasõidu maailmameistrivõistlused, võidab ikka see, kes kõige kiiremini ujub. Eks ju? Ehk et küsimus ei ole mitte selles, kes tahab, vaid selles, kes suudab oma vaimse ressursi kulutada korrektse tehnika jälgimisele, taktikaliste otsuste tegemisele, pingutamisele, ega muud ei olegi tarvis. Me ei pea võistlused tegema midagi sellist, mida me kunagi trennis ei ole teinud. No inimesed paratamatult erinevad oma psüühika poolest ja isikuomaduste poolest ka, et näiteks, et paratamatult on inimesi, kes on rohkem neurootilisemad, paratamatult on inimesi, kes on rohkem sellised vastutulelikumad või nagu see leebemad, eks ole, on inimesi, kes on rohkem konfliktsemad, domineerivamad ja nii edasi, et kui need nagu sporti üle kanda, siis kas on olemas teatud isiksuse tüüpe või nagu nende isikuomaduste kombinatsioone, mis ennustavad paremat edu sellele indiviidile ja on olemas selliseid isiksusomaduste kombinatsioone, mis siis nagu ennustavad vähem edu ja näiteks spordipsühholoogil on mõne
selle kombinatsiooniga keerulisem töötada, mõnega lihtsam. Et kas neid inimesi saab niimoodi nagu kategoriseerida? Spordis ei ole leitud, et mingisugune isiksuse tüüp nii-öelda või mingi isiksuse omaduste komplekt ennustaks paremat sportlikku sooritust. See sportlikkus, ütleme selline kõrgtasemel sportlikus soorituseni jõudmine on nii paljude erinevate tegurite kombinatsioon, et isiksus küll sellist süstemaatilist rolli ei mängi. Et üks asi, mis on selge, üks isiksuse omadus, suur isiksuse omadus on meelekindlus, eks kohusetunne, võime ennast kokku võtta, et see on küll üks hea asi, millest sportlastel kasu on. Üks asi, mida sportlastel palju on perfektsionism. Sport armastab perfektsioniste. Kui sa ei oleks perfektsionistlik, siis oleks raske seda iga halli kivi 3 korda ümber keerata ja sealt veel 0,2 sekundit kuskilt otsida iga päev. Et sportlastel kipub perfektsionism kõrgem olema ja perfektsionism iseenesest on see 2 teraga mõõk. Et kui see perfektsionism väljendub selles, et me oleme väga murelikud ja usume, et mitte kunagi ei olnud piisavalt hea, küllap sa oled ka kuulnud sportlasi, kes tulevad võistluselt ja ütlevad, et alati saab paremini. Ja kui ma usun ka seda, et alati saab paremini, et ükskõik kui hästi mul läks, mul ikka ei olnud piisavalt hea, ja siis see on midagi, mis muudab sportlased ärevaks järgmine kord, kas nüüd on piisavalt hea järgmiste võistluste eel ja võib niimoodi tasapisi läbi põletama hakata meid. Et selline nagu väga terava enesekriitikaga ja enesega rahulolematuse perfektsionism on see, mis sportlastele tihtipeale nagu tagasilöök annab ja millega tuleb siis mille suunamisega tuleb tegeleda. Sealt ma oma äärmiselt piiratud teadmiste põhjal nagu seda tuletasin sealt, et need isikuomadused või need tüübid, et ma olen sellest suurest viisikust kuulnud, eks ole, et kui inimestel on erinevates vahekordades need omadused, eks ole, üks ongi selline ühte poole rohkem kalduv, vaid üks on võib-olla neurootilisem rohkem, teine on võib-olla domineerivam rohkem või seal ongi see kohusetundlikum rohkem, et need kombinatsioonid ei mängi otseselt nagu väga palju rolli või kui inimene on mingisugune jõhker introvert ja selline rahulik, et siis kas tema siis saab olla see, kes läheb seal kuskile boksiringi ja teda saadab edu või et selle põhjal sellist eristust ei saa ühesõnaga luua. Ja erinevatel inimestel sobivad erinevad spordialad, et selline meelekindel introvert võib väga hea väravaht näiteks olla. Okei. Ja, et ütleme niimoodi, et iga pott leiab oma kaane, et igale inimesele on tema sport ja tema positsioon. Hästi. Üks asi, mida ma tahtsin üle küsida, mina kunagi osalesin ühel sinu koolitusel ka ja seal ma mäletan, oli juttu rituaalidest. Et just kui sportlastel on mingisugused rituaalid, mida nad siis teevad, et ma loodan, mul on õigesti meelde jäänud ja ma olen seda terve aeg valesti mäletanud, et just kui mul on kindel tegevus või võib-olla ma teen juba liiga, et nagu sundtegevus, et ma pean midagi tegema enne oma sportlikku katset või mingisugust asja, sest see on minu rituaal, see aitab mul tuua võib-olla kuidagi meelerahu või eneseusku või on mingi ebausu komponent ka seal sees. Et anna kerge kommentaar nende rituaalide põhjal ja kas sellist ohtu ei ole, et see rituaal võib ühel hetkel mingisuguseks OCD-ks nagu üle minna ja inimest hoopis nagu segama hakata? Rituaalide häda ongi see, et nad hakkavadki segama, sellepärast, et kogu sinu eneseusk või see kindlustunne, tegelikult see ei ole siis eneseusk, kogu su kindlustunne rajanebki selle rituaali täitmisel. Et kui ma rituaali ei täida, kui ma ei pane neid 3 käevõru käe peale, siis mul ei lähe hästi, siis mul läheb halvasti. Ehk et ja rituaalide tunnus ongi see, et neil ei ole tegelikult nagu loogilist ja funktsionaalset seost selle sooritusega. Käevõru, maskott, parem sokk enne, siis vasak sokk, habeme mitte ajamine, et kõik need sellised tegevused, mis päriselt selle psühhofüsioloogilise sooritusega siis seotud ei ole, on rituaalid.
ja need, millest on kasu sportlastel, neid me nimetame rutiinideks ja sellised funktsionaalselt sooritusega seotud siis enesekindluse mõtted, iseendaga rääkimine, seesama selline strateegilise sisekõne kasutamine, tähelepanu suunamine, lõdvestavate harjutuste tegemine või vastupidi üleskütvate harjutuste tegemine vastavalt sellele, kas sul on tarvis siis ennast rahustada või üles kütta. Et need rituaalid on tõesti sellised tegevused või tegevuste jadad, millest pigem võiks lahti saada. Okei. Et pigem nad on siis jah, et tõenäoliselt rohkem segavad kui kasulikud, aga kui keegi segavad sellepärast, et kardad, et mis siis saab, kui sul ei ole seda käevaru kaasa, aga mis siis saab, kui see käevaru katki läheb, eks ju? No jah, siis tuleb karjäär maha panna. Kui need võidusokile auk sisse tuleb või lennuk ei too kohale, et seda juhtus sportlastel ala lõpmata, et lennufirma kaotab su kohvri ära võidumütsiga, eks. Et need rituaalid on siis sellised mingisuguste väliste objektidega seotud pigem ja rutiinid on need, mis on seotud siis meie iseenda psüühika reguleerimisega. Kui keegi enne starti enda risti ette lööb läbi õhu, kas see on rituaal? See võib olla rituaal ja see võib olla rutiin. Okei, aga... Sportlastel on 5 erinevat funktsiooni, miks nad palvetavad enne võistlust. See võib olla selline jumalaga kauplemine, sportlane loodab, et kui ma hästi hoolega palvetan, et äkki siis jumal on minule ühele oma lampukesele armulikum kui teisele, eks ole. Siis ma on tegemist sellise jumalaga kauplemine kui rituaal. Aga kui tõsiselt uskliku sportlase jaoks see kõnelus on midagi, mis annab temale, tema meelekindluse ja rahu, siis on see rutiin. Et siin ei saa palju risti ettelöömisest ei saa veel järeldusi teha. Ma hakkasin just seda mõtlema, et kellelgi tuleb mingisugune keskmise distantsiga jooks või midagi umbes, et jookse 400 meetrit ja siis pärast 100 meetrit tuleb meelde, et kurat, ma ei löönud risti ette enne starti ja siis see keset jooksu lööb sulle ärevuse sisse, jalad tarduvad ja siis ta tunnetabki, et oi, et jumal karistas mind sellepärast, et ma risti ette löönud ja mu jalad on nüüd sellepärast tardunud. Just, niimoodi juhtubki. Sellega. Nii, aga võtame paar punkti siin veel on, et pooleni nagu jutleks, et üks asi, mida ma tahan rääkida, mida mina olen tähele pannud, on see, et aga see ei ole võib-olla spordipsühholoogia põhine, aga sotsiaalkultuuriline ootus ja surve, et meie kehad näeksid teatud viisi välja. Ja ma tahan seda ühendada nii-öelda kehakuvandiga ja kehakuvanди häiretega ka. Et ühelt poolt nii sportlased kindlasti peavad olema välimuselt ka, kui on esteetilisemad spordialad, tants, eks ole, olen igast õudusjutte kuulnud, et lubatakse 1 õun päevas süüa tantsijatele või siis, et väga järsult lennatakse peale, et sa oled paks, eks ole, et see toitumishäire on sinna väga aldis tulema või siis nii-öelda, näiteks kui keegi läheb jõusaali, eks ole, siis ühelt poolt see võib olla tubli ettevõtmine, lihaste kasvatamine, samas, mida mina tean kirjandusest, on kindlasti välja tulnud ka seda, et tegemist on siin ebakindluse maskeerimisega või siis isegi teatud lapsepõlve traumade, ütleme siis manifestatsioon või kuidagi siis midagi selle muskulatuuriga kompenseeritakse või siis kehas alenemisega. Et kuidas sina võib-olla siis suhtuksid või oma kommentaari annaksid sellele, et kuidas tänapäeva maailm mõjutab meie kehasid, sest üks huvitav asi on veel, et me näeme, et ülekaalulisus, rasvumine on maailmas tõusev trend paratamatult, aga kui me läheme teise äärmusesse, kus on trennihullud, trennisõltlased, kus on reaalselt käitumissõltuvustreeninguga, mis iganes see hüpotees seal taga ei oleks, või on mingisugune sundtreenimine või me paneme anoreksiat, buliimiat, asjad siia juurde, et meedia, kultuur, sotsiaalruum, kui palju ta mõjutab meid? Kuidas me oma kehasi läbi spordi mõjutame? Mõjutab väga palju. Ma nüüd väga täpselt ei suuda rekonstrueerida, kus ja millal see uuring tehti, aga mulle meenub, õnnestus kunagi uurida ühes piirkonnas, sellises piirkonnas söömishäirete levimust, kus ei olnud veel levinud televisioon. Vaadati, et mis siis juhtus, kui sinna
hakkas televisioon levima. Koos televisiooni levikuga suurenes ka söömishäirete esinemissagedus. See on nagu üks selline vahva või samas kurb kinnitus sellele, et ettekujutus, missugune ma pean olema, mõjutab väga palju seda, et kuidas me siis käituma hakkame selle valguses. Nüüd on ka, et kui sa küsid, et kuidas, miks sellel kehakuvandil nii suur roll on, et kuidas see saab juhtuda, et inimesed on valmis ennast surnuks näljutama selleks, et siis parem välja näha, siis on ka esimesi viiteid sellele, et kehakuvandil või õigemini sellel kehalisel enesehinnangul ehk sellel, mida ma arvan, et kui ilus, tugev, atraktiivne välja näen, et sellel kipub olema suurem mõju inimese üldisele enesehinnangule kui teistele enesehinnangu komponentidele. Et enesehinnang on selline hinnang selle kohta, et kui hea või kui väärtuslik oleks. Ja seal on erinevaid tahke, on akadeemiline enesehinnang, ehk et mida arvan, kui nutikas ma olen, kui hea peaga ma olen, ja siis on sotsiaalne enesehinnang, et siis ma arvan, kui hea suhtleja ma olen, kui kergesti ma sõpru leian ja nii edasi. Ja siis üks nendest enesehinnangu komponentidest on kehaline enesehinnang ja nüüd mõni aeg tagasi avaldati üks uuring, mis küll näitas seda, et kehalisel enesehinnangul võib olla suurem mõju üldisele enesehinnangule kui teiste komponentidele. Ehk et see meie keha on midagi, mis paistab välja. Me näeme seda ise ja me saame seda teistega võrrelda palju selgemalt kui teisi oskusi. Samas meil justkui inimkonnal tervikuna on olemas teatud universaalsed ilu või esteetika reeglid või nagu standardid. Et toome näiteks, et võtame sale, kehaehitus või sportlik või kergelt muskulaarne. Kõhulihased on paista, paksud juuksed, sile nahk, nooruslik välimus ja nii edasi. Et need justkui on universaalne. Loomulikult saab seda kaartima vastu kasutada, et erinevates kultuurides on erinevad ilustandardid, et kuskil on pikk kael ja kuskil on võib-olla mustaks värvitud hambad ja kuskil on võib-olla siis kogukam kehavorm, selline ilu etalon kas või minevikus, aga kui me vaatame tänapäeva ja oma kultuuriruumi, võib-olla sellist, ma kujutan ette, äkki läänelikku kultuuriruumi, et teatud ilustandardid meil siin on. Miks nad just sellised on? Miks me näeme neid standardeid selliste ihaldusväärsetena? Miks me tahame just sellised olla? Sellele küsimusele ma jään küll vastuse võlgu. Okay. Ei oska siin midagi arvata, isegi mitte spekuleerida. Okei. Jah, hästi. Siis peab kuskilt, ehk siis sellele kunagi küsimuse leiame. Kust see tuleb, ma tõstan käed ülesse. Mina argumenteerisin kunagi Margus Punabiga, ütlesin, et see on sellepärast, et see peegeldab siis just sinu tervist, eks ole, sellist ja sinu sugulist võimekust, et hormoonid on optimaalsed ja keha on terve ja nii edasi. Siis ta ütles, et ma olen liiga palju evolutsioonipsühholoogia lugenud, et tegelikult on või evolutsioonipsühholoogia just, et nende teooriad on, aga väidetavalt need nagu ei pea paika ja siis seal on seal nagu midagi muud, et mine tea. Aga vaata, sportlaselt jälle tahetakse, et ta oleks sale ja tugev. Naissportlane peab olema kõht ja ta peab olema samas tugev. See on naissportlase paradoks. Samas tõstja ei pea, kuulitõukaja ei pea, ta peab olema massiivne. Teda ei peeta naiselikuks siis enam, eks ju? Jah. Okei, siis on see, et mis on meie arusaama järgi mehelik ja naiselik ja nii edasi. Tõsi ta on. Et kui lihtsalt ma oskan neid teemasid niimoodi enda vaatenurgaga siduda ja minu meelest see on üks selline kummaline ja väga õudne lõks. Et rasvaprotsent peab olema minimaalne ja see peab samal ajal tugev olema.
mis tegelikult ei ole ju võimalik samal aegselt päris nii. Noh, teatud määral on ja sõltub, kui palju farmakoloogilist tuge seal on loomulikult, aga jah, üldises mõistes tõesti, et keeruline ta nagu on. Aga kui mingisuguseid teemasid veel siin võib-olla lõpetuseks käsitleda, et räägime sellisest asjast ka, et räägime paari sõnaga läbipõlemisest. Mis asi nüüd siis see läbipõlemine on? Et või kui keegi põleb läbi, siis see kohe minul seostub sellega, et tal kuidagi siis see vaimne ressurss on otsakorral, ta ei ole kuidagi siis teo- või töövõimeline enam oma asjadega hakkama saama, et mis selleni viib ja mis siis täpselt inimese sees toimub, kas seal on füsioloogiliselt ka mingid muutused siis, kui inimene on läbi põlenud? Läbipõlemiseni viivad korduvad ebaedukad toimetulekupüüdlused. Et kui sa proovid ja ei tule välja ja proovid ja ei tule välja ja veel kord proovid ja ei tule välja ja niimoodi päevast päeva. Ehk et seda võib-olla illustreerib see, kui ma kirjeldan, kuidas sportlased läbi põlevad. Sportlased põlevad tavaliselt niimoodi läbi, et nad proovivad oma tulemust, oma eesmärki saavutada, nad ei saavuta seda eesmärki. Ja siis nad proovivad uuesti. Tihtipeale võib-olla veel proovivad ka treeningu koormust suurendada. Ja üle treeningu foonil see sooritus tegelikult läheb veel halvemaks. Ja jälle sa saad selle ebaeduka kogemuse, jälle sa saad ebaedu kogemuse. Või siis sa saad neid ebaedu kogemusi sellepärast, et sinu jaoks edu ongi ainult teiste võitmine. Ja samas võit ei sõltu sinust endast. See mitmendaks olümpiamängudel ei jääd, ei sõltu mitte sellest, kui kaugele sina ketast heidad, vaid sellest, kui palju see konkurendid heidavad, eks ole. Et see kontrolli puudus oma eesmärgi saavutamise üle, see pidev kontrolli puudus oma eesmärgi saavutamisele on see, mis meid läbi põletab. Läbipõlemine on selline siis kroonilise stressi foonil tekkiv psühhofüsioloogiline seisund, kus me oleme siis äärmuslikult kurnatud. Äärmuslik kurnatud seisund ja enamasti seda kasutatakse just töö kontekstis. Kui me nagu üldisemalt mõtleme läbipõlemise peale, siis läbi põlevad nende elualade esindajad, kelle töö on siis teiste inimeste kuidagi vajaduste rahuldamine. Õpetajad, arstid, kõik sellised abistavad elukutsed, kus sa justkui püüad teisi aidata, aga see, kui palju sul õnnestub aidata, on selline ei pruugi olla kooskõlas sellega, kui palju sa tahaksid aidata. Okei, et see õnnestumisprotsent ei ole piisavalt suur sinu jaoks. Just. Okay. Objektiivsematel või subjektiivsematel põhjustel, eks. Aha, aga kas see on siis mingisugune teine fenomen, et kui ma praegu ütlen, et kas edukat läbib, see ei ole edukas läbipõlemine, vaid läbipõlemine läbi edukusega ta lõpeb ebaeduga läbipõlemine. Keegi teeb jõhkralt karjääri või siis nagu töötab üle, ta üritab siin-seal olla, et kas see on siis midagi muud kui läbipõlemine? Et mingi firma juht või midagi sellist, kes paneb täiega? Ei. Ikka selles mõttes, et läbipõlemise, et see, mida ma siiamaani kirjeldasin, see on selline läbipõlemise nagu selline põhiolemus, aga kui mõtleme läbipõlemise riskifaktorite peale, siis see suur töökoormus, vähe aega, vähe sellist segamatut tööaega, kui me nagu muu töö konteksti peale mõtleme, et see, et kogu aeg on ülesanded kukil, suur ajasurve ja vähe kontrolli selle üle on ka see, mis meid läbi põletab. Et loomulikult jah, aga et ta on just et sul on vähem aega, kui sul oleks tarvis selle ülesande või nende ülesannete realiseerimiseks. Hästi palju on räägitud, mina olen näinud mindfulnessist, et sa pead olema nagu kuidagi mindful, et ma ei ole sellesse kahjuks nagu süübinud, aga mul on praegu tõenäoliselt hea võimalus sinu käest seda küsida ja õppida. Ja selle saab hästi siduda selle läbipõlemisega, või mis tahes sellise kahjuliku käitumismustriga. Toome näiteks, et mida see mindfulness tähendab oma loomult, et kas see tähendab siis seda, et ma olen teadlik oma mõtetest, tegudest,
miks midagi niimoodi minu sees juhtub ja toimib ja kui ma seda suudaksin näiteks kasutada õigesti, siis ma suudaksin võib-olla sellist läbipõlemist nii-öelda tuvastada kuidagi varem ja mitte nagu juhtuda, et kas see mindfulness saab olla nagu selline, kus ma ütlen, selline abimeede nii-öelda ennetamaks selliseid ebameeldivaid situatsioone? Ma ütlen taustaks, et ma ei ole selline läbipõlemise, vabandust, ma ei ole mindfulnessi spetsialist, et ma peensusteni seda ei tunne. Aga et kui sa küsid, et mis see on, siis ta tõesti tähendab seda, et ma olen nagu kontaktis sellega, kus ma olen ja mis ma teen ja mida ma kogen praegu. Ja siis ja see võimaldab mul nagu aru anda endalt, kas see, mida ma praegu teen, on see, mida ma tahan. Kas see, mida ma teen, on see, mida ma ise väärtuslikuks pean. Ja kui me nagu siit prooviks nüüd jõuda läbipõlemise teemani, siis läbipõlemise üks selliseid katalüsaatoreid on ka väärtuskonfliktide kogemine. Kui ma töötan või tegutsen keskkonnas, kus tegelikult ma ei pea õigeks seda, mis toimub. Et siis see on üks asi, mis aitab meil läbi põleda suurema kiirusega või heledama leegiga. Ehk et mindfulnessi puhul või mindfulness lähenemise puhul üks asi, üks põhjus, mille pärast ta mõjub meile nii hästi vaimselt, on just see, et ta annab meile nagu oskused mõelda selle peale, et kas see, mida ma praegu teen, on see, mida ma õigeks pean, mida ma väärtuslikuks pean. Kas see, kuidas ma praegu olen, on see, mida ma tahan ja kuidas ma tahan olla. Hästi, aga kindlasti tõenäoliselt seda läbipõlemise nii-öelda määra mõjutab ka stress või muud sellised negatiivsed või traumaatilised situatsioonid elus. Et toome näiteks, et kui mina olen nagu tuletikk ja ma panen selle tuletiku põlema, eks ole, ta on mul näppude vahel, siis teatud hulga ta põleb ja siis kuni ta jõuab alla, hakkab mind kõrvetama, eks ole. Nüüd, kui ma olen väga stressis või mul on midagi nii-öelda mingi selline underlying issue, siis kas see saab olla niimoodi, et see tuletikk on mul poole lühemaks murtud ja oluliselt kiiremini see leek jõuab mu sõrmedeni ja ma põlen kiiremini läbi, saan rutem nii-öelda kõrvetada. Et mu süütenöör on justkui nagu lühemaks muutunud. Ressurssi on vähem. Jäin siia nagu selle peale mõtlema, et kus me siis nagu selle joone tõmbame, et kus see läbipõlemine algas. Et kas see läbipõlemine algas ikkagi siis, kui tikk oli terve või siis, kui ta oli poole peale põlenud juba. Et praegu sinu näitest mul jäi mulje, et pool tikku oli kuidagi, sa mõtled, et see on kuidagi varasem elu käigus pooleks murtud ja siis põled tänu sellele kiiremini läbi. No näiteks ütleme, et see tikk sümboliseerib siis nii-öelda läbipõlemisprotsessi nii-öelda ennast, et tegelikult ju ühel, et ma praegu lihtsalt nagu mõtlen nii-öelda seda mõtet, et sellel hetkel, kui sa avastad, et sa oled läbi põlenud, siis see ei ole ju nüüd niimoodi, et oi, ma täna nüüd ärkasin, läksin tööle ja ma nüüd täna põlesin läbi, vaid sellele on tõenäoliselt eelnenud teatud sündmuste jada, mis on sind selleni viinud ja tõenäoliselt seda see tikk nagu sümboliseeriks. Aga toome näiteks nüüd, et aga sa oled pidevalt seal, ütleme nii, et sul see tikk nagu ei lähe põlema, et sa peaaegu alati on läinud, aga veel ei ole läinud, aga kui sul on nüüd mingisugune stress või traumaatiline situatsioon elus, siis kui see tikk peaks põlema minema, siis ta on nagu murtud ja lühem juba ja siis ta põleb. Kui ta põlema läheb, siis ta põleb oluliselt kiiremini nagu läbi. Et sa oled vastuvõtlikum läbi põlemisele põhimõtteliselt. No, et ega see läbi põlemine nagu füsioloogiliselt, ega ta ei olegi midagi muud kui selline krooniline stress. Jah. Ütleme, kui meil on akuutne stress, midagi ehmatas mind või anti mulle mingisugune uus ülesanne, siis ma reageerin, see stress aitab mulle toime tulla, eks ole, eriti kui ma alguse juurde tagasi tulema, et ma mõtlen, et see üks asjaga, aga ma olen varem hakkama saan ja ma reguleerin selle stressi uuesti alla, eks ole. Et see läbipõlemine tähendabki seda, et me oleme nagu
krooniliseks stressis, meil stress püsib, sellega kaasnevad igasugused erinevad psühhofüsioloogilised muutused organismis ja nüüd, kui me oleme jõudnud sellise, kui see on pikka aega kestnud, enamasti ka läbipõlemine võtabki aastaid. Et kui see on pikka aega kestnud, siis jõutakse sellise kurnatuse staadiumile, kus siis lõpuks kukubki kõik see kaardimajakene kokku. Et see läbipõlemise äratundmine on üks selline huvitav hetk inimeste elus. Läbipõlemise mootor on läbipõlemise eitamine, positiivsele keskendumine, endale kordamine, et peabki raske olema, kõik korras, tulemused on ju suurepärased ja teisest küljest jällegi läbipõlemise vastu aitab meid see, kui me saame aru, et me ei ole kunagi liiga vähe läbi põlenud. Kui ma saan aru, et mul ikkagi nagu krooniline stress kuhjub, ma tunnen iseenda puhul ära seda, et ma ärritun kergesti, et mul võib-olla raske magama jääda või sellised keskendumisraskused või ma ei ole see, kes ma tahan olla. Et siis tegelikult võiks juba mõelda, et ma peaksin sellega midagi ette võtma, sellepärast, et ei tasu oodata, et äkki ma veel ei ole piisavalt läbi põlenud, et las põled natuke aega veel. Ma ei tea, kas see mõte jäi aru saada. See mõte on see, et nagu ma tahaksin seda kohe kõrvutada sellega, et samamoodi nagu spordis, kui inimene trenni teeb, et kui inimene teeb trenni, ta väsib, eks ole. Pärast trenni tal on siis taastumismehhanismid, mis väsimuse eemaldavad, et sooritusvõime saaks tõusta. Aga ka spordis või trenni tehes, eelkõige jõusaalis näiteks, kus mina peamiselt toimetan, ongi see, et sa muudkui teed trenni ja su taastumismehhanismid suudavad sind ära taastada, hoida seda protsessi käimas. Aga alati on kuskil see murdepunkt, mis hetkest kui see piisavalt puhkust ei anna, sa küll taastud ära, aga see taastumise ressurss ühel hetkel saab otsa ja selle murdumispunkti tagajärjel ebaproportsionaalselt kiiresti hakkab see väsimus kuhjuma, eks ole, nagu selline eksponentsiaalne kasv, nagu koroonakõver või midagi sellist. Et tõenäoliselt selle läbipõlemisega vaimselt on samamoodi, et sul on nagu see vaimne väsimus või stressitase, aga ühel hetkel siis see toimetulekuvõime selle stressiga, mis on vaikselt kuhjunud, murdub ja see kasv läheb jälle eksponentsiaalseks ja seal siis see läbipõlemine on, et seda ma mõtlesingi ennem, et sa hakkad juba ammu läbi põlema, aga see läbipõlemise või see stressimäär on niivõrd tolereeritud, et ta ei ole probleemiks ja kui sul on valu läbi vaimselt ka tugevam, eks ole, siis ongi see, et sa avastad, et issand, ma olen juba läbi põlenud siis, kui sa oled juba sealt kuristiku äärelt juba alla kukkumaas, mitte veel ääre peal, midagi sellist. Jah, et siis kui oled haiglas. Just, et väga raske on nagu siis seda viimast, seda ohutulukest nagu tähele panna, et see juba ammu hakkas põhimõtteliselt. Jah, me räägimegi, kordame endale, et kõigil on raske. Just. Ja hoiame jah niimoodi. Okei, nii, aga selles mõttes aeg nagu pressib peale ja põhimõtteliselt me olemegi kohe lõpusirgel, et võib-olla nagu selline lõppsõna äkki sinu poolt, et mis nagu siis edasi saab, mis meie vaimueluga edasi saab siin maailmas, et mina kahjuks isiklikult näen seda pigem tumedates toonides, et inimesi tuleb maailmasse rohkem, ressurss on piiratud, kõigile ei jätku, antidepressantide tarvitamine on tõusuteel, inimesed on õnnetumad, ma ei tea, rikkad muutuvad rikkamateks, vaesed muutuvad vaesemateks, maailm muutub pidevalt keerulisemaks, aga kahjuks, kui me vaatame siis seda jagunemiskõverat kas või kognitiivse võimekuse poole pealt, siis need inimesed, kes on keskmisest allpool, kas IQ kõveras või midagi sellist, et nende jaoks muutub maailm aina raskemaks, mis võib olla seos depressiooniga, et ongi öeldud, et antidepressant ei leevenda su nagu rahalisi muresi või nagu seda, et mida sa nagu teha oskad ja nii edasi. Et see loob minule nagu pigem sellise natuke tumedama pildi, et kui automatiseerimine toimub ka ühel hetkel suuremal määral ja inimeste töökäsi enam lihtsate töödega nii palju vaja ei ole, et justkui kõik nagu läheb sellisesse negatiivsemale poolele. Et kuidas sina nagu tulevikku näed just inimeste vaimuelu vaadeldes, et kui praegu on psühholoogid nagu suhteliselt järjekorrad on pikad, eks ole, et kas siis tulevikus on nad veel pikemad, mis inimese hingeeluga siis tulevikus saab?
No vot, kui teaks, mis saab, ega ongi väga raske ennustada, eks, et kõige lihtsam on öelda, et ma ei tea, mis saab ja ma keskendun sellele, mis praegu on, et olla mindful ja teha kõige paremal moel seda, mida ma kõige paremini oma arust oskan. Teisest küljest üldiselt kipun nagu sekundeerima selle sinu perspektiiviga, et raske on siin selliseid väga positiivseid suundumusi näha, kui me vaatame minevikku ja vaatame seda, kus me praegu oleme, eks, et midagi. Teine pool, millele nagu keskenduda on ka see, et paljud inimesed tunnevad huvi selle vastu, kuidas oma vaimse tervise eest hoolt kanda ja no ega vaimne tervis ei ole ka midagi, eks ülejäänud tervisest lahutatud, et ikkagi on palju inimesi, kes mõtlevad selle peale ja kes teadvustavad seda iseenda eest hoolitsemise vajadust ja küllap neid mida nagu psühholoogia saab pakkuda, on järjest selgemaid sekkumisvõtteid või selliseid enda seisundi reguleerimisoskusi. See on see, mida me teha saame. Me saame õppida iseenda eest paremini hoolt kandma, kui me mõistame seda psüühikat selgemini täpsemalt. See on see, mille peale mina saan loota. No võib-olla see asi ka, et inimene näiteks võib mõelda, et milliseid tegevusi ma praegu teen, et näiteks, et millised mu harrastused on, et siin võib-olla selline kõige ligemalt või kõige vahetum psühholoog on see, kui sa võtad, ma ei tea, alkoholipudeli ja hakkad näiteks sinna seda, et võikski võib-olla, et kas see oleks nagu mõistlik soovitus, et inimene võiks vaadata, et kui inimesel on stress või probleemid, et siis paratamatult otsib leevendust ja kas siis nendega tegeledes, mis on nagu selline silmitsi seismine probleemidega ilmtingimata raskem asi või siis nende eest põgenemine, et eskapism, et kas inimene siis näiteks ongi, et tal on probleemid ja siis ta vaatab, et kui ma palju alkoholi näiteks tarbime, et see on siis minu viis peitu pugemaks nende probleemide eest või selle stressi taseme eest, et kui inimene suudaks nagu vaadata, et milliseid meetodeid ta praegu kasutab toimetulekuks, et nagu neid kriitiliselt hinnata, et võib-olla näiteks võiks selle pudeli vahetada näiteks, ma ei tea, psühholoogi visiidi vastu, sest et summa summarum üks visiit versus iga päev õlut juua näiteks teeb suht sama välja. Et näiteks, et mida ma kasutan abi saamiseks nii-öelda. Ma arvan, et meil ei ole kunagi nii palju ressurssi, et me igale inimesele suudame individuaalteraapiat pakkuda või individuaalset nõustamist, et ikkagi see, millel ilmselt on nagu rohkem perspektiivi rahva vaimse tervise hoidmisel, on see, kui me toome psühholoogiaalast, vaimse tervisealast teadmist rohkem kooli, lasteaeda, nendesse kohtadesse, kus inimesed niigi juba on, kus neil on võimalik muu hulgas õppida enda eest hoolitsemist. Kui ma nüüd jällegi nagu korra spordipsühholoogiasse võin hüpata, siis spordipsühholoogias räägitakse praegu väga palju sellest, et treenerid on need, kes õpetavad eluoskusi. Need oskused, mida me saame spordis õppida, endale eesmärkide seadmist, iseenda juhtimist, iseenda väärtustamist, et need on kõik tegevused, mida selline haritud pedagoogi ettevalmistusega treener saab anda kaasa, et me ei pea saatma last psühholoogi juurde, vaid meil võiks olla need treenerid, kes suudavad seda teha igapäevase töö käigus, mitte mingisuguse eraldi komponendina, vaid lihtsalt oma pedagoogilise tegevuse käigus. Või siis sa võid bestselleri ka kirjutada näiteks. Mingi psühholoogialase tänapäeval päris poppi kirjutada raamat. Et jah, aga miks mitte. Aga olgu peale, aeg on siin peale pressinud. Ma arvan, et igati mõistlik on, kui me praegu siin joone alla tõmbame, nagu ikka, et iga inimesega võiks rääkida 3 tundi täis, aga jah, muu elu vajab nii-öelda ka elamist. Aga sellest hoolimata mina väga tänan, et sa leidsid aega siia tulla, siin vestelda. Mina olen võitnud täna sellest vestlusest, mina olen saanud targemaks paljudes asjades, mis mind on huvitanud ja aitäh sulle selle eest. Aitäh kutsumast. Jah, nii aga kena päeva. Kõike paremat, nägemist.